tere kaunist esmaspäeva hommikut või noh, kaunist tegelikult ei saa öelda, sest et väljas on ilm, ma näitan teile milline. No igatahes väga vihmane, aga sellegipoolest mul on täna väga palju kuidagi energiat ja sellist positiivsust, nii et ma mõtlesin, et why not jälle teha üks nädala vlog. Vaatame, kuidas ma hakkama saan, sest et ma loodan, et ma seekord jälle ei unusta filmida mingeid päevasid, aga ma mõtlesin, et kui ma isegi unustan midagi filmida, siis pole hullu, see läheb üles niikuinii, sest et mul eelmine kord ma filmisin reaalselt iga päev ja see materjal oli kokku nagu 2 tundi pikk ja seda monteerida oli suht pinni, et ma tahaks võib-olla seekord mitte nii pikka vlogi. Aga tänane hommikusöök, ma olen päris uhke selle üle. Siin ei ole tegelikult näha, mul on siin salat all, ma eile ostsin Coopist kikerherene mingit salatit ja mul jäi natuke alles, nii et ma kasutasin selle ära, siis brokoli ja kanafilee hakkliha ja siis ma panin selle, mis see juust on, mis burgerite vahele pannakse, no selle riba panin peale lihtsalt. Ja siis siin on mu matcha ja mu vesi. Nii et ma hakkan nüüd hommikust sööma. Mul on tegelikult täna suhteliselt selline tihe graafik. Hommik on küll veidike rahulikum olnud, aga kuna mul kell ongi kohe 11 saamas, ma tegelikult peaks nagu ära sööma ja liigutama hakkama, sest ma pean käima poes ära, ostma uued sukad, toitu, sest mul on külmkapp suht tühi praegu ja veel mõned asjad ja siis ma pean kella 2 minema Vanemuisesse, sest mul on täna koolitants ja siis meil on lavaproov lihtsalt. Ja me tegelikult esineme alles mingi 21.00, nii et mul seal vahepeal on päris palju aega. Aga jep, ma nüüd naudin oma hommikusööki. Ma siin vahepeal panin ennast valmis. 2 kotikest, mis lähevad sõbrannadele. Ja mulle tuli just sõnum kohe, et mind ootab üks pakikene pakiautomaadis, nii et me saamegi minna esimese tiiruga siis sinna võtta enda pakk ära, panna need teele ja siis lähme poodi, sest et mul on vaja esinemiseks asju. Sellise hinnaga tankida on nagu väga kurb. Ma mõtlen kogu aeg, et selle raha eest ma oleksin saanud ala boosti või mida iganes välja. Aga noh, mis teha? On vaja kütust, et sõita. See pakkiga, mis mulle jõudma, tuli välja, et see on hoopis kellegile teisele. Kogemata oli minu telefoninumber seal olnud ja niimoodi, et minule tulid nagu telefonisõnumid. Ja kui ma peale juba vaatasin, ma mõtlesin, et kui ma tegelikult neid sõnumeid nägin, ma olin mingi, et okei, ma ei ole mingit nagu sellist pakki tellin, ma ei tea, kes mulle peaks sellist saatma, aga kuna kunagi oli, ma vaatasin nagu oma Smartposti asjadest, kunagi oli veel nagu sealt samalt nagu nii-öelda firmalt tulnud mingeid pakke, siis ma mõtlesin, et äkki see on mingid, ma ei tea, ilutooted või ma ei tea, mis on ju. Ja tegelikult need on mingid lasteriided. Aga õnneks ma sain selle inimesega kohe kontakti, et ma leidsin Instagramist üles, kirjutasin talle, et hei, et sinu pakike vist minu käes, nii et nüüd ma saan taga lõunakas kokku, saan talle üle anda, nii et vähemalt pakike on õigetes kätes kohe. Nüüd kõik pakid üle anda ja teele panna. Käisin veel poes ära, võtsin endal loodetavasti nädala toidukorvi ära. Ja nüüd ma vaatasin ajaliselt, kuna neid sukapükse ei olnud siin sokisahtlis, aga mul öeldi, et Kaubamäes on 4 paari. Siis ma mõtlesin, et ma lähen linna, sest kuna mul on vaja silma mingi pinsteid ka, siis mõtlesin, et ma lähen juba Trade House'i kui linna minek. Ehk siis ma ei ostnud rohkem peale toidu. Aga praegu ma lähen koju, sest et mul hakkab varsti see proov ja mõtlesin, ma peale proovi käin siis seal kaupsus ära, sest mul on nii palju aega ja siis mul on rahulikult aega käia Trade House'is, sokisahtlis, kui tahan kuskil veel ja siis panna ennast valmis. Ja praegu lähen koju, käin ruttu pesus ära, ma tahaks panna veel mõned vinted ja asjad müüki, on mul ammu pannud. Aga mul seisab nii palju asju niisama ja lihtsalt ja ma tahaks, et võib-olla teeksid need kellelegi teisele rohkem rõõmu, nii et ma loodan, ma jõuan panna mõned esemed müüki. Ja kellel on vinted, siis võite mind üles otsida sealt ja vaadata, äkki teile meeldib midagi. Me oleme nüüd jõudnud Vanemuisesse
mul emme tõi mind ära, sest ma juba õus arvasin, et kui ma autoga tulen, siis ma ei leia siin seda parkimiskohta ja ma praegu vaatasin üks täis, nii et mul oli õige taktika. Miks siin helikopteri laul on kuulda? Me hakkame nüüd soojaks tegema, siis meil on peaproov või lavaproov. Ma teen soojaks. Seal on isegi koridori, kus soojaks näeb reast veel soojast. Meie ka siin niimoodi ilusti ajaratas. Appi, meid ei ole üldse näha seal. Slay. 2, 2, 3, 4, 2, 3. How you feel? Very excited! Sul on, mis kell on üldse? Kell on 15.52, esmaspäeval 16. märts. Kell on 3. Mitme tunni pärast, ja ma mõtlesin, et mitme tunni pärast. Ma pean uuesti küsima sult seda, siis ma olen mingi... Ja, lähme nüüd lavale. Ma nossin pusa. Igatahes me lähme nüüd lavaproovi tegema. Let's go. Meil on vaja kõrgvalgusi, mis kõik inimesele nähtavaks. Ja rastapool, mis võib olla tugevam, kui see hele valgustab välja. Proov on nüüd tehtud. Päris kitsas oli, aga tehtud ta sai. Nüüd ma lähen siis Kaupsi ja Trade House'i. Nüüd koju ära, nii et ja pootist sain ka kõik vajalikud asjad. Käisin veel Kaupsis, võtsin endale smuutit, ananassi ja nüüd saan natuke puhata kodus. Minna! Teen nüüd minihauli, mis ma linnast ostsin. Ei midagi erilist selles suhtes, et kõik olid sellised, mis mul vaja reast olid. Ma olin nagu nii lähedal, et siin seist osta neid sorteerimis- või neid toidukonteinereid ka, mis on külmkapi paned. Aga ma viimasel hetkel helistas isa, et ta on kohal. Tegelikult hea, sest et ma nüüd mõtlesin, et ma tahaksingi niimoodi, et mul oleks need konteinerid ikka kõik nagu ühesugust. Seal oli niimoodi, et sai nagu 1-2 sellist ühte stiilis, oli teist ja kolmandat, et ma ei oleks nagu saanud kogu komplekti kokku. Et siis ma lähen lihtsalt mõni teine päev vaatama neid. Aga kõigepealt ma ostsin siis ju need sukapüksid endale. Kaupsis oli ilusti olemas. Värv ka, mis ma tahtsin. Väga hästi. Kui ma juba Kaupsis olin, siis ma lihtsalt läksin kaubamaja toiduosakonda ka. Ja mul lemmikut ananassi oli. Reast nagu kõige parem üldse. Ma ei viitsiks ise elu sees osta lihtsalt ananassi hakata tükeldama, aga need on nii head, niimoodi valmis tehtud juba. Ja siis saad lihtsalt süüa nautida ja tegelikult see hind on ka mingi 1,77, et ma arvan, et täitsa mõistlik. Ja siis teine lemmikasi kaubamajast, millest ma arvan, ma olen juba rääkinud või vähemalt kes mind jälgib teab, millest juttu tuleb maasika banaanismuuti kaubamaja toidumaailma. See on nii hea. Nagu ma peaks mõnikord ise proovima teha seda. Nagu ma ei ole mitte kuskilt saanud nagu nii head smuutit. Boosti sarnane on see veidikene. Kuna Boosti enam Tartus ei ole, siis vähendab mu hingepiinu. Läksin Trade House'i. Ma kohaldasin mõised välja siit. Sest et äkki kedagi huvitab. Selline iluteemaline stuff. Igatahes ma ütlesin, mul oli vaja neid silma meigipintsleid. Oli vist 4 tükki või? Oli jah. Seal oli loomulikult mingid profi omasid ka ala 12 eurot tükki ja edasi. Ja siis ma leidsin sealt mingid sellised polli omad, mis oli reast mingi 2 eurot, 1 euro, 2 eurot. Sellised tunduvad väga okeid ja kuna ma ei tee seda nagu mingi professionaalsel tasemel kaasta meiki, siis ma arvan, et võistlusteks on nagu väga ok. Siis mul peaks olema tegelikult neid vanaema naljasid olemas, aga ma olen Google taskusse nad kõik pistnud ja ma ei leia neid üles, nii et need. Siis ainult blondid need patsikummid olid otsas, seega ma pidin sellise pakki võtma, aga vähemalt on patsikumme jälle, ma ei tea, kuhu ma neid kaotan. Ma alguses küll ei plaaninud osta juuksekeeli, aga siis mul tuli meelde, et võib-olla on maks vaja, on ju. Ja siis ma küsisin sealt mingit soovitust. Esiteks jumala suur pudel, ta maksis mingi 14 eurot ja ta pidi väga hea olema ka juuksurite seas, et ta pidi väga tugevalt hoidma niimoodi. Ja kuna keeli ma isegi kasutan vahepeal nagu väljaspool võistlusi, niisama soengute tegemiseks, siis see tundus väga selline ok hinna või nagu
kogus ja tähendab hinna ja nii-öelda toote kvaliteedi koguse vahe tundus selline balansis olevat, nii et jah. Ja siis viimaseks, kuna mul kõik need klipid on ära kadunud või siis katki läinud, siis ma ostsin sellised, et mul juuksed ei tuleks ette, kui ma meiki teen. Need olid rast mingi 1,30 äkki. Ehk siis jah, selline väga huvitav haul sai. Aga ma nüüd joon oma smuutit, söön ananassi, natuke puhkan, teen mingi tööasju ja siis peab tegelikult hakkama varsti valmis panema ennast. Siin otsustasin siin hakata kappi organiseerima. Mul on üks asi seal, ma mõtlesingi, et ma üritan nagu need sahtlid siin korda saada. Teen südame kõvaks ning kõik asjad, mida ma tunnen, et ma võib-olla nagu lähiajal ei kanna, müün maha reaalselt, sest et mul võtavad need kõik asjad nii palju ruumi ja tegelikkuses ma tean, et on nagu mingeid esemeid, mis on nunnud ja ma mõtlen, et ma kannan ja siis ma mõtlen seda iga kord, kui ma langetan seda otsust, kas müüa või mitte ja nad tegelikult ikkagi lihtsalt seisavad mul. Nii et jah, ja ma panin vahepeal tatra keema. Mõtlesin, et teen lõunasööks tatart endale. Või see on hiline õhtusööks, kelle saab vasti 6 teha. Ja siis panen aetoad ka sisse. Sai valmis tatar koos siis aetubadega ja kuna ma hapukoort enam väga ei söö, siis ma kasutan selle asemel kodujuustu ja mu lemmik on see kurgi oma ja siis vesi ka kõrvale. Me oleme jõudnud mu vannituppa. Ma nüüd võtsin endale Spring Edition selle Red Bulli siia kõrvale, hakkan ennast valmis panema. Kell on saanud nüüd 18, ma sõin ära. Natukene läheb mul võib-olla kiireks, aga samas ma arvan, et mul see meik nagu läheb suhteliselt mingi selline 30-40 minutit. Võib-olla silm läheb kõige kauem, aga rips ma panen seal koha peal, pluss veel juuksed seal koha peal. Ma arvan, me jõuame ilusti, on ju. Nii et jep, ma nüüd teen kiirelt nagu sellise skin prepi ära ja siis meiki. Nüüd meigi valmis, aga nüüd peame ruttu panema asjad kokku. Ja ma just avastasin, et mul pole õrna aimagi, kus mu kõrvarõngad on, sest meil on kavas nagu kindlad kõrvarõngad ja ma ei ole neid näinud, nii et good luck to me. Hakkad leidsin üles, nüüd on teine probleem, ma ei leia mitte kuskilt oma ripsmeid. Mul peaks olema ripsmeid mingi 3-4 paari ja ma ei leia mitte ühtegi. Nagu ma ei kujuta ette, kuhu ma olen neid pannud. Ma alati mõtlen, et ma panen sinna, siis ma tean, kus need on, aga nagu mul on tavaliselt kõik need asjad siin kotikases ja siin ei ole mitte ühtegi ripsme. Seda ainult ripsmedi. Nüüd ma pean võib-olla jooksma Prismasse, et saada ripsmed. Kõik on nüüd olemas, lähme mõistustele. Kuidagi kuulinatsuga õnneks, et seda pinget tegelikult nagu väga eriti peal ei ole, sest et seal ei ole vaata mingit kohti ja asju. Et see on lihtsalt selline mõnus enese väljendamine ja lihtsalt tantsu nautimine. Ma olen vahepeal ripsmed endale pannud. Doris teeb mulle nüüd soendud mu rasvastes juustes. Seda ei lubanud mul enne pessu minna, kuigi ma väga tahtsin, aga jah. Saan testida muud keeliga, kas see toimib või mitte. Me lähme nüüd soojaks tegema. Sain endal kivikesed sungsi pähe. Kostüüm ka vahetult ja let's go. Te2, kuidas nüüd tunded? Mul on uneaeg, nagu päriselt. Mul on umbes 8:30 kool. Oi. Mul on homme kell 4 kool. Öösel või? Küll on kahju, jah. Aga praegu me teeme soojaks ja siis varsti laua peal. Aga mul on ka selline nagu väsimus. Ja ma ka nagu, ma jõin küll energiajoogi. See ei tee mulle eriti midagi, aga nagu ma ootsin, et äkki nagu midagi nagu teeb, aga ei. Jah. Aga we can do this. Ja, ma usun meis. No. Väga hästi. See on vist mul selle hooaja üks parimaid katseid, nagu meil tuli Jettaga ka see asi välja ja mul on nii hea tunne nüüd. Me saime eripreemia, oh yeah! Ma veel Urile ütlesin, kui viimane auhind tuli, et keegi meil vaata. Ja siis tulime. Ma olin juba leppinud sellega, et ekstra siis niimoodi läks. Aga väga tore, mis me saime üldse, mis me preemia on? Tugevalt laetud energiaga, enesekindel esitus. Väga enesekindel. Ma olen täpselt sama siin kruusi on praegu. Mul on lihtsalt, ma arvan, julgelt mingi 40 minutit lihtsalt
istunud, doom scrollinud oma telefonis ja ainuke asi, mis ma olen suutnud teha, ma leidsin praegu vist, ei leidnud, leidsin jah kivikese. Sain kivikesed peast ära. Ja tegin potsikese lahti. Roosi astub kõik laiali. Iseenesest see nii-öelda esinemine võistlusi Queldance, ta ei olnud iseenesest väga raske. Mul nagu pressure'id ka nüüd nagu nii hullu peale ei olnud. Või pinget. Aga lihtsalt ma arvan, et ma olen väsinud just selle tõttu, et ma olime laval reaalselt kell 9. Nii et ma olin nagu terve päeva mingeid muid asju teinud, oma energia ja muudele asjadele kulutanud ja siis ma pidin veel ennast kokku võtma ja hakkama tantsima ka. Ja kuigi õhtuti on nagu tavaliselt ju trennid, aga ikkagi laval sa annad endast ju nagu 175% või rohkemgi veel. Ja kogu see melu ja asi on nagu palju väsitavam. Aga igatahes väga hästi läks, saime eripreemia ja ise jäin ka sooritusega rahule. Aga ma arvan, et ma täna rohkem ei viitsi vlogida nagu päriselt. Ma lihtsalt lähen võtan selle meigi maha, käin pesus, sest et mu juukst on lihtsalt täiesti kiili täis. Nii ilus laine on praegu sees, mul mingi nagu meriniitsi. Ja siis ma söön enda tatart, mis mul jäi ennem natukene alles, see aetubadega. Ja, või siis ma teen midagi kiirelt muud ja võtan homme kooli kaasa tatra. Ma veel mõtlen selle üle. Igatahes hea tööd ja näeme homme. Pisikese puhastuse teha, sest et mul täna on see, et ma kella 12 bussiga lähen Tallinnasse. Siis ma käin ruttu Kookerist läbi, ma saan enda aastakaartikese jälle, siis ma saan Kookerit võtta, ma pole nii ammu Kookerit söönud. Ja siis mul on kool kell 16, meil on täna mingid ettekanded või ma ei kujuta ette, kas täna on siis see viimane tund nagu sellel ainel ja peale siis seda mingi nii-öelda vaheaeg enam seda ei ole, aga igatahes meil on mingid esitlused seal, me peame kohal olema ja siis ma lihtsalt lähen varem ära ja mul on täna õhtul kavatrenn, kuigi mul muidu on üke, siis seekord on meil kavatrenn hoopis ja ma lihtsalt hilinen sinna, aga et siis ma nagu jõuan õhtul koju ja ma ei taha mingi sassis elamises olla. Siis ma pean veel vahepeal jagapakid ära pakkima ja ruttu ära viima. Praegu ma teen aga oma hommikusööki, mul pole õrna aimugi, mida ma tahan. Tatart on filehakklihan ka, aga ma arvan, ma võtan need üldse kooli kaasa, sellepärast, et ma ei jõua vaata vahepeal süüa normaalselt. Ja jah, aga ma vahepeal nuputan, mis ma hommikuks süüa teen. Eile Liisa Turi ütles mulle, et ta tahaks näha rohkem, kuidas ma mingid, mis sööke ma söön ja niimoodi. Ja kusjuures nagu eile õhtul tuli mul Instagrami ka vist 2-1 sõnumit, vist oli 2 isegi, et mis sa nagu sööd või näitama nagu päevatoitega, kuigi mul ei ole minu meelest nagu mingid nii erilised ja nad vahepeal näevad nii halvad välja ka, aga ma siis mõtlesin, ma üritan teile see nädala vlog rohkem näidata, mida ma söön ja mitte ainult hommikuid. Nii et ma praegu tšekin selle tatri üle kohe ja siis ma võib-olla need võtan siis nagu lõunal kaasa ja ma ei tea, lõikan kurki või midagi juurde. Aga ma praegu nüüd nuputan. Aeg on näidata oma hommikusööki. Tegin siis kurgijuustu võileiva lihtsalt, kodujuust, brokkoli üllatus ja siis ma lisasin juurde aurutatud peetiga. Jookideks vesi ja pool klaasikest keefirit. Selle ma joon nagu ennem ära ja siis ma hakkan sööma. Panin just pakid posti Vinted omad 2 tükki. Nüüd tuli siin Boldi ja lähen bussijaama. Pakkisin endal toidu kaasa ja kooli asjad ka ja minek. Ma olen nüüd jõudnud Tallinnasse, lausa Balti jaama juba. Ja mõtlesin, ma käin Kookerist läbi, sest nad kirjutasid mulle, et mu selle aasta sõbrakaart ootab mind seal. Ja no, ma pole nii ammu Kookerit võtnud. Sest ma kuidagi ei ole sattunud Balti jaama kanti üldse enam.
ja mul hakkas praegu nagu räigelt isutama kukkeri järgi, nii et lähme võtame endale pannkooke. Võtsin endale siin need fetajuustu spinati fetajuustu pannjukad ja siis magusad kondentspiimaga ja OG rabarberlimps. Head aega! Cookies and cream kõige parem booster nagu. Ma jõudsin nüüd Tartu, jooksin nüüd tanklasse, võtsin emme üles, ta viib mind trenni ja igatahes kiire on. Mirel outfit of the day. Bring the fancies. Toredalt ennast koju diivini peale sisse seadnud, Roosi ka siin. Ma võtsin suure hurraaga selle Tatra kaasa, aga kuna ma ei arvestanud, et kooker mul nagu nii palju kõhtu täidab, kuigi tegelikult ma võtsin magusad kui ka soolased, mis on nagu ilmselge, et siis mul ongi kõht täis. Igatahes ma ei jõudnudki lõpuks süüa seda Tatra värgendust siin, nii et see on luhtusöök, samas hea, ei pea midagi hakkama valmistama. Ja siis kõrvale Heavenly ja ma hakkan nüüd mingit saadet vaatama Roosiga koos. Roosi, ei, sa ei söö Tatra putru. Nii et selline mõnus õhtune chill. Ma ei ütle, kas ma olen haige, mis nagu minu meelest on suht ebatõenäoline, aga samas see võib olla, kuigi ma ei usu, ma ei tea, kus ma võiks haigus saada, igatahes märkasin täna hommikul üles. Mu pea nii õhkralt valutas ja mul valutab ta siiamaani. Mul juba eile õhtul veits oli nagu selline nohune, üks pool ninast oli nagu täiesti kinni. Panin Sudafeedi, nagu läks tollel hetkel veits paremaks. Täna hommikul ärkras. Nina on nagu suht okk, aga kurk on räigelt valus ja kuidagi selline, ma ei oska öelda, kähe. Ja külm on ka veel peale kauba. Võib-olla ma lihtsalt ei ole, mul on ainult see tudukleit, aga lihtsalt ma ei tea. Väga veider on olla, kuidagi selline jõuetu, väsind. No ongi veits nagu haige olla, aga samas ma ei ole ju eriti kellega kokku puutunud vahepeal, ainult trennis olen käinud ja that's it. Ma ei kujuta ette. Igatahes. Loodetavasti mul läheb olemine paremaks, mul on täna 2 trenni ja mõlemad trennid on minu jaoks olulised, ma pean minema. Et ma lihtsalt tahan kuidagi normaalsesse seisu saada. Mõtlen, et äkki ma teen endale mingi sellise korraliku hommikusöögi ja siis võib-olla läheb paremaks olemine. Ma ei tea, ma ei kujuta ette, sest ma tegelikult eile õhtul läksin mul vara magama, aga panin endal mingi 7:30 äratuse ja kui ma ärkasin, siis mul oli nagu ma tundsin, et ma ei suuda nagu püsti tõusta ja mul pea nii valutas, ma magasin edasi. Ja siis nüüd ma olen lihtsalt mingi peed rottinud ja kell on 9:32. Nii et jah, aga ma ei tea, ma praegu lihtsalt olen diivani peale chillin siin. Ma otsustasin, et ma tahan teha endale terviseshotti. Äkki teeb mul täna olemise paremaks. Ja kuna ma pole päris ammu teinud ja kuidagi isutas selle järgi. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, et mingi terviseshotti järgi saab isutada, aga võt. Näete. Ja siis ma võtsin endale erinevad asjad siin. Apelsiine. On need apelsiinid, jah. Sorry. Õuna, laimi, ingveri ja sidruni. No ma arvan, ma kostan selle ennem ära ja siis ma vaatan, kuidas mul nagu sellest sidrunist välja tuleb. Ja siis vett ka. Seekord ma enam banaani ei pane, ma õppisin selle eelmisest korrast. Ja me tellisime Chilleriga pühapäeval toitu 3 stiilist. Siis ma tellisin seda noitot ka. Ja siis nad tulid nüüd toredas sellises suures purgis. Ma mõtlesingi, et ma saan nagu seda purki taas kasutada, ma saan selle terviseshotti siia panna ja kui ma tahan hommikul võtta, siis ma saan lihtsalt kallata endale kuhugile klaasi või niimoodi. Et jah, hakkame tegema. Kordast, filmimine on ja let's go! Tugevana.
käidud, mõtlesin, et ma tulen hüppan kaardastis ka läbi, et ma saan teha mõned story'd asjad ära. Aga täna on kuidagi nii, ma ei tea, veider olla lihtsalt. Nagu trennis selles mõttes läks kõik hästi ja ma ei tundnud kuidagi eriti tugevalt mingit väsimust või kuidagi sellist teistsugust meeleolu. Aga kui ma tulen trennist ära ja nagu nii-öelda niisama olen, siis on küll veider olla. Nii et, aga ma arvan, et see on lihtsalt võib-olla nagu see, et mul nagu nina kinni ja ma ei tea, mis. Ma tahtsin teile näidata paari huvitavat toimeleidu, mis ma siin täna nägin. Esimene on selline väärist dendrobium. Ta näeb nii kaunis efektne välja. Ja kui ilusad õied tal on. Üliäge. Siis midagi veidike eksootilisemat. See on ämblik käpp. Need lehed on tal nii, või õied on nii huvitavad. Ongi nagu ämblikud. Ja siis selline nunnu ka veel. Need on dendrobium, aga see on mingi berry oda oma. Nii armas. Tegin endale teed ja mishisid. Mul on suht nagu, ma ei tea, pealõhu, see on imelik olla. Ma ei tea, ma olen sellest hommikul teile rääkinud, aga ma otsustasin, et ma kuulan enda südant ja mu süda ütles praegu, et see mishisid ja joo teed, äkki läheb paremaks. Ja ma kavatsen nagu vahepeal mingi lõunatuiduga teha. Nii et nüüd ma hakkan raamatut lugema, söön oma kiirnuudleid, joon tee ära ja südamest oodan, et läheb paremaks. Mul on õhtul 2,5 tundi veel trenn. Ja, ma üldse täna ei tahaks nagu trenni minna, aga mul ei ole valikut. Lihtsalt ei ole. Aga noh, kui mul väga halvaks läheb, siis ma ütlen lihtsalt trennis, et kuulge, ma ei suuda päris täie jõul kaas teha. Ma nüüd naudin oma lõunasööki, kui seda võib lõunasööks nimetada. Te kuulete neid signaale, ma loodan, või noh, sireene tähendab. Saad aru, ma niimoodi ehmatasin. Kuigi mul tuli täna sõnum igal pool minu meelest nagu juba said läbi. Igal pool on nagu räägita, et täna testitakse jälle neid, täna testitakse ja siis, kui see praegu töö läks, te ei kujuta, et mul ei süda nagu jättis löögi vahel, ma olin nagu, oh my god, mida ma nüüd tegema pean, kuhu ma jooksin, pean nagu ja siis mul tuli meelde mingi, et okei, kõik on chill, nagu see on see häire, on ju. Aga jah. Korralik šokk. Ma kraatsin ka vahepeal ennast, ma ei olnud palavikus, nii et seegi hea vähemalt. Ärkasin oma lõunaunest üles. Ma ei ütleks, et nüüd ma ei tea, hullult parem on, aga natukene parem. Isegi päike paistab, see teeb mind õnnelikuks. Ja nagu täna mul on esimest korda reaalselt nagu söögiisu ja mitte selle mingi crap'i peale, vaid nagu midagi veits tervislikumat, mis mul nagu terve päev täna pole olnud ja tavaliselt mul ikkagi on. Ka siis brokkoli isutab mingi muu asi. Aga ma tegin endale lõunasöögiks, siin ei ole näha, siin on kurgi ja tomatikuhja näha. Aga siin all on paprika, sibul, kanafili ja hakkliha, siis see juus, mis ma panin peale. Ja ma vastasin, et ma ei võtnudki poes salatit rappi jaoks, aga siis ma tegin lihtsalt ilma. Nii et nüüd ma panen selle rolli ja siis söön ära ja tegelikult natuke on veel aega trennini, aga saangi niimoodi mõnusalt taastuda ja chillata ja siis minna trenni. Nii et ma arvan, et see lõunauinak tuli väga kasuks. Ma just mõtlesin enne magama-jäämist, et ma olen teile nagu nii igavad 2 päeva looginud. Et eilne põhimõtteliselt, et ma küll käisin Tallinnas, käisin koolis ja tegin trenni, aga te ei näinud ju neid asju niimoodi. Täna ka mul ei ole eriti midagi näidata, päev on juba õhtu poole veerenud. Et ma ei tea, mis sellest nädalavloogist saab, aga vahepeal on mõned päevad ka sellised, kus sa reaalselt nagu lihtsalt kas tormad või ei tee mitte midagi. Oot on sellised ühest äärmusest teise. Ma nüüd söön. Ma pean nüüd trenni hakkama sättima. Ma mõtlesin, ma võtan ühe terviseshotti täna veel. Äkki annab mingi elu sisse. Ja me hakkasin trennis midagi teha. Ma arvan, et see on okei. Ta on päris kange. Ma ei tea, ma teiega vist ei proovinudki seda. Aga ma proovisin seda nagu see nagu... seda ingverit on tundena. Ja, nii et cheers. Ta näeb väga selline malbe ja tore välja, siis ma panin vaarikat, aga ta ei ole üldse nii tore tegelikult. Kurgus põleb. Ta on andis küll natuke särtsu sisse. Ma tahan teile näidata siit toredaid komme, mida Silver mulle tutvustas. Ta tavaliselt haibib kogu aeg mingeid asju, ta on nagu poes, näeb mingid
mingi autokomme, siis mingi, oh my god, ma olen parimad kommid ja siis kui me päriselt ostame neid, siis me oleme nagu mõlemad, et kas sa oled kindel nagu? Ja siis ta mingi, et ta ei tee mõne kord paremad. Ja et ma olen suht skeptiline nagu, kui ta midagi jälle maailma parimaks tembeldab. Ja me olime Coopis, siis ta nägi neid soodukaga vist olid veel tavaine 12,99, keda mingi munadepüha special kommid kilo. Ja siis ta mingi, oh my god, need on kõige paremad kommid üldse nagu. Ja siis ma olin mingi, tahad võtama siis sulle neid, siis ta mingi, ei no pole vaja ja mingi sellist, ma ikkagi võtsin talle ja ma pidin seekord oma sõnu sööma, sest need on nagu mega hea. See on mingi kokod. Sellised nagu valge šokolaadikommid ja ma isegi ei saa aru, mis täidis siin sees on, aga see on nagu üli hea täidis. Mingi vanilje ja munalikööri maitsen täidis. Igatahes ma premeerin ennast ühe sellega. Ma tänasin kusjuures enda pool Ben & Jerry jäätist ära, sest ma lihtsalt tahtsin. Mõned päevad on ka sellised. Ja täna ma näitan teile. Ta näeb selline välja. Ja fomunakene. Ja siis selline kollane täidis on siin. Ma pean päris hakkama riidesse panema. Ma muidu ei tahaks. Kuna mul on külmkapis toorjuustu ja juustukoogi sitrunimaitselist seda valjapudingut, siis ma mõtlesin, et Roosi, palun. Siis ma mõtlesin, et ma prooviks kodus teha meilt toorjuustukooki, aga ilma retseptita. Ma teen alati retseptiga, aga ma mõtlesin, et ma seekord freestyle'in veidikene ja vaatan, kui suur katastroof sellest välja tuleb. Mis on Roosi? Hakkame tegema. Kook on nüüd ahjus. Ma polnud seda õiget koogivormist, et ma kunagi viisin isadepäeva puhul minu meelest. Isale tegin ka toorjuustukoogi ja siis ma nagu selle küpsetusalusega viisin neile. Ja see on mu vanemate kätte jäänud. Nii et mul ei ole praegu ühtegi nagu koogivormini. Seega ma pidin sinna klaasvormi panema. Aga see möks, ma tean selle toores muna ja ma ei peaks seda proovima niimoodi. Aga see on nii hea, nagu päriselt. Oli paariaselt hea. Ma loodan, et see nagu ahjust tuleb välja ka. Mitte ainult see möks ei ole hea, aga tõesti on mega. Minu fancy õhtusöök küünlavalgusel ja hakkame nüüd telekat vaatama, aga pelmeenid ja aetoad ja trühvli majonees. See on ülihea majonees, ma sain Lidlist trühvli oma ja seda trühvli maitset nagu reaalselt tunda. Nii et jaa. Koogike sai valmis, teeme nüüd taste-testi. Lõhn on igatahes väga hea ja ta näeb täitsa tipp-top välja ka, nii et cheers. Oh my god. See on nii hea. Wow. Ma panin vaarikaid ka siia vahele ja need annavad nagu nii mõnusat sellist hapukust juurde, aga tõesti nagu üli hea kook. Ma ise tegin selle oma enda retseptiga. Wow. Ma olen täna hommikul veel haigem kui eile, aga mul tegelikult enesetunne on nagu parem, lihtsalt mul pea veits valutab ja nohu on hästi tugev. Kurka veits imelik. Aga mõtlesin, ma kasutan hommikust aega produktiivselt, hakkan koristama, teen oma kevadise suurpuhastusega nüüd nagu päriselt niimoodi algust, et ma viin asjad lõpule ka. Sain siis tehtud airfryeri puhastuse lõpuks, selles mõttes, et ma tegin taga algust, aga siis ma ei viitsinud lõpuni viia seda. Siis ahjuga alustasin. See ahjuplaat on praegu nüüd liigunemas, et ma kogu selle rasva ees osad lahti saaksin. Ja siis ma hakkan seda kapikest siin sorteerima, sest et see on täielik mess. Ma ei ole veel otsustanud, kas ma lähen Elvasse täna emme ja Jetega või mitte, aga samas nagu koristada oleks vaja. Samas värske õhk on ka hea, kui sa haige oled, vaata. Ma ei tea, ma veel mõtlen. Ai, kui ilus. Ta on ka vist natukene haige. Oled haige või? Jaa. Kas Iie on ka või? Iie on ka. Nukid? Kaks. Käisime Rõngu pagarisest. Mõtlesime saiakesi. Mõtlesin Aleksandri kooki ja Pistaatsi saiakest. Ja juua.
tulime nüüd Elvasse, emme läks jätega sõitma, et ta magama jääks. Tulin siin, panin mõnnaka selga, hakkan kindleid lugema. Vesi, indjapähklid ja ma leidsin mingid lotte, mingid mangolaastud või asjad. Täitsa head olid. Ja siis pistaatsia saiakene rõõgupagarist. Nii et nüüd ma natuke naudin seda kevadilma ja puhastan enda musikuid siin. Täiesti makas välja, aga kell on nüüd juba vist 4:30 saanud, isegi läbi ja nüüd me hakkame Tartu liikuma. Ma sain teada, et Silver tuleb täna veel Elvasse trenni ka, see kaitsevast välja korraks. Nüüd võib-olla ma lähen teda ka. Aga jah, lähme nüüd Tartusse. Ma tulin eesautosse ära, nad tulevad ka kohe. Ajasime kannad sisse ja nüüd on küll võtsin külm olla selle mõnnakaga muidu täie käest, ta nagu hästi suur ja soft ja nagu pehme ja hoiab sooja hästi, aga Ette käskis mul mängida igast asju ja siis mul vaikselt hakkas külm, kui nagu vaata pidevalt ei liiguta. Aga nüüd ma sain autos istuda, ma arvan, et see värske õhk mu tõbisel olemisel oli ka hea, sest ma vähemalt praegu tunnen, et nagu mitte, et ma ei oleks nüüd kohe paugu pealt terve, aga ikkagi nagu et ma ei olnud üksinda oma bakteritega seal korteris. Nii et jah, aga lähme nüüd Tartusse. Ma olen kodus, tegin siin vahepeal küpsiseid. Sellised pätsikesed kohe lähevad ahju. Nende osas mul kahjuks teile mingit retsepti pole anda, sest ma reaalselt iga kord, kui ma küpsiseid teen, ma teen nagu mingi TikToki õpetuse järgi. Aga ma ei leia kunagi seda sama nagu TikToki õpetust üles, ehk siis ma iga kord teen mingi erineva retsepti järgi. Kui tegelikult küpsistel on suht üks sama retsept, aga ma mõtlen nagu videot pigem siis. Nii et täna tegin jälle mingi uue järgi. Vaatame, kuidas nad siis tulevad. Siin on ainult 2 nendest küpsistest, aga nad näevad nii head välja. Oh my god, ja no maitsesid ka üli hästi, nii et passion. Hommik. Mul on see tunne, et mul on märgid tervenemisest, sellepärast, et mul reaalselt isutab praegu brokkoli ja kanaliha. Kui ma reaalselt vaatasin kana oma sellel köögi tasapinnal ja siis meil mingi, tahaks kodujuustu kana ja brokkolit. Nii et ma arvan, et see on hea märk. Mul endal on ka natuke parem juba olla või nagu enesetunne on jumal norm. Lihtsalt hääl on veits, ma arvan, et saate aru, et nagu imelik, pluss on nohu. Aga ma usun, et homseks ma olen juba täiesti nagu selline tipp-top vormis. Nii et ma ei tea, kas see oli siis eilne värskes uus viibimine või lihtsalt ma olen kiiresti terveks saanud. Aga ma praegu siin hommikul koristan, sest et reede on meil koristuspäev ja meile tegelikult jõudsin ainult ahju ja airfryeri ja köögi nagu tasapinna teha puhtaks ja siis selle ühe kapi. Aga ma tahaks reaalselt nagu pesta põrandalt, teha mingit sellist suuremat koristust, sest et mul eelnevatel päevadel esiteks pole olnud üldse nagu tahtmist ega jõudu ja täna on ikkagi reede ja ma olen rääkinud kevadisest suurpuhastusest, et võiks lõpuks ära teha. Aga jah, nii et ma arvan, et hakkame lihtsalt kuskilt otsast pihta. Ma praegu veits koristan, mul ei ole veel kõhtu kuidagi tühi ja siis teeme hommikusöögi ja siis koristame edasi. Üks asi koristamise puhul, mis mind nagu ennast ma tunnen, et tagasi viib, on see, et kui ma tean, et ma pean mingit prügi või asja välja viima. Näiteks mul on need lilled siin. Nagu ma ei viitsi neid välja viia. Mis sest, et nad juba hakkavad siin vaikselt nagu varsti haisema, aga ma lihtsalt nagu ma olen selle mentaliteediga, kuna mul kodus oli alati see, et nagu meil isa viis prügi välja, siis mul ongi nagu see mõte, et naised ei pea prügi välja viima. Ja ma tean, mõne jaoks on see väga mingi selline aegunud mõte ja siis mingi võrdne peab olema see asi, aga nagu vabandust, aga minu jaoks ei ole. Ja
ja nüüd mul ongi see, et kui nagu Silver täna koju tuleb, siis ma arvan, ma panen lihtsalt kõik asjad sinna ukse juurde, siis ta peab lihtsalt välja viima. Sest et siis ma suudan koristada nagu. Sest kui ma tean, et ma pean hakkama midagi veel välja viima, siis ma mingi vahet panen. Nii et jah, aga hakkame pihta. Mul helistas reaalselt just kuller, et ta on 3 minuti pärast kohal, nii et ma näitan teile kiirelt, mis mu hommikusöök on, siis ma lähen võtan paki ja alles siis ma saan sööma hakata. Aga üle pika aja või üle 3 päeva natuke tervislikum hommikusöök. Kodujuust, mu lemmik, siis otsustasin peeti panna kõrvale ja mingi see meechili kana, mis me ostsime ja siis brokoli ning matša. Ma siin koristamise käigus avastasin, et mul on päris palju ägedaid ilutooteid kogunenud ja siis mul tuli selline mõte, et mul siin YouTube'is on muidu vaikselt see tore kogukonnakene kasvanud ja ma tahaks teile midagi tagasi ka anda. Nii et kui sa oled selle videoga siiamaani jõudnud, siis aitäh sulle. Ja mõtlesin, et ma panin kokku sellise beauty bag'i, kus on erinevaid siis tooteid. No, oota, ma üritan teile kuidagi moodi näidata kõike, mis siin sees on. Igatahes siin on päris palju erinevaid ilutooteid. Ja mõtlesin, ma teeks teie vahel sellise pisikese loosimise. Kuna YouTube'is on vähem inimesi ka, siis võiduvõimalus on juba suurem. Ja et mõtlen, mis te võiksite alla kommenteerida. Loosi osaleda siis võite äkki kirjutada kommentaarides, milliseid videosid te tahaksite rohkem mult näha. Ja ma ei tea, mis on sinu lemmikasi kevade juures. See on nagu kevadline loosikene. Subscribe'i ka visata, aga ma seda vist väga eriti kontrollida ei saa. Ja kui tahad subscribe ida, siis ma oleks väga õnnelik, aga kui ei taha, siis mis ma siin teha saan. Nii et ma mõtlesin, ma näitan, nagu ma kõiki tooteid ei näita, et see üllatusmoment ikkagi jääks. Aga Tirtiri minilippalm, see keyring, mis sa saad siis nagu panna Google koti külge. Minu väga suur nii-öelda lemmik just huuletoodete valdkonnas on need L'Oreali uued lip tindid. Nad näevad päris tumet välja nagu selles pakendis, aga kui sa peale paned, siis ta näeb tavaliselt selline nagu hele niud välja või kuidagi naturaalne. Nurme see rosmariini õli peanaha jaoks, siis üks hea ripsmäkas panoraama. TikToki reaalne sensatsioon on see Clarence'i Dark Honey huule balm. Ta küll ei ole huultel nii tume, kui võib-olla pealtnäha tundub, et ikkagi on ka selline lihtsalt võib-olla veidikene lillakama või pruunikama alatooniga, aga tegelikult näeb väga ilus välja ja ta niisutab väga hästi huuli. Panin siia ka juuksemaski, Kiehl'si Herbal Extract Toneri, Tonio Aksu siis sprei, millega juukseid stiliseerida, huuleläikeid asju, näiteks see toode, mida jällegi ma väga armastan ja umaldan. Ma olen sellest rääkinud ka varem, L'Oreali Skin Ink. Nagu sa ei saa aru, kui hea toode see on enne, kui sa ei ole proovinud ja ma panin teile uue ka. Benefiti Cleanser ja NYXi põsepuna. Siin on veel mingid tooteid sees, ma kõiki ei näitan. Aga jah, nii et kommenteeri alla, mis videosid sa minult tahaksid näha ja mis on sinu lemmik asi kevade juures. Ja siis saadki osaleda loosi, siis ma järgmises videos loosin välja ja võtan võitjaga ühendust. Lõunasöök siin podiseb, ta ei näe eriti hea välja, aga see on šampinjoni tomotitega selline kaste, siis ma pean makaronid juurde, veits riivijuustu. Ja käisin vahepeal pesus, koristasin reaalselt nagu terve hommiku. Kloppisin vaibad ära, kõik põrandad, käisin, pesin üle igasugused vahed, nii et ma ei tea, kas see on nüüd kevadine suur puhastus, aga ikkagi
ma tegin sellise korraliku, põhjaliku koristuse praegu. Ja endal on päris hea olla nüüd. Ei läinudki nii kaua, kui ma arvasin. Nii et teeme nüüd lõunasööki. Ja siis ma pean mõned tööasjad veel ära tegema enne, kui nädalavahetuse lainele lähme. No nii, mina oma makaronisupikesega siin. Aga ausõna, see maitseb nagu 10 korda paremini, kui ta välja näeb. Igatahes aetoad, seened, tomat. Aga ma lisasin aetube ka, sest et ma mõtlesin, et minu jaoks ei ole õige pasta ilma aetubadeta. Ma armastan neist aetube. Pakin praegu mingeid ordereid. Mul on 2 tükki ära pakkinud. Ma eile õhtul panin veel mõningaid asju müüki. Ja siis reaalselt internetis nagu ostetakse nii kiirelt asjad ära. Jagas olid mul nagu enamus asjad ikkagi nagu selles tore ikkagi eestimaine ettevõtte tegemine, aga mõned asjad lihtsalt seisid ja seisid. Internetis on nagu reaalselt see, et ma ei jõua isegi vahepeal mingit asju üles panna, kui see juba põhimõtteliselt on ostetud. Et tõesti nagu nii tore. Mu abiline on siin siis tudjub deep sleep. Väike nokko vahepeal läks ja lähme teeme ennast korda või ma mõtlesin meigi ja siis soengu ka, sest mulle tuli täna hommikul reisisemu pakk ja kohvreid ja mõtlesin, ma tahaks unbox ida seda teiega. Mu jagapakid on seal, ma sain valmis ja roosi. Ma avasin enda kohvrikesed, ma näitan teile kohe. Need on nagu päriselt mega ilusad. Nii, ma ei tea, kuidas ma teile näitan, aga see on suur kohver, mis ma valisin, Wingsi oma. Ja siis käsipagas, üllatus, mul ei ole varem olnud nagu päris enda käsipagasit. Ja kuna ma nüüd lähen teisipäeval Brüsselisse, siis mul lihtsalt oli vaja, sest et ma ei lähe suure kohvriga ja minu mõttes isegi ei olnud nagu, sa pead lihtsalt peale maksma, kui sa tahad suure kohvri võtta. Siis ma tellisin, mille oma see on Semilaini oma, selline hele roosa, tõesti nagu ülimugav käes, pluss veel ma avastasin, et siin on USB nagu auk, ehk siis saad telefoni laadida, mis on nagu ülimõistlik minu meelest, et minul küll näiteks ei ole nagu akupanka, nii et nüüd mul on nagu kohvri sees akupank, mis on ülitark. Ja see näeb nagu iseenesest ka nii varmas välja, pluss veel mulle meeldis see, et tal on nagu, ta on hästi kompaktne, tal on sees 2 sellist sahtlikest, kui ma saangi alla pesu panna, mingid skincare tooted asjad, sees on ruumi, pluss veel siin väljas on nagu selline sahtel, ma saan mingi laptopi ja sellist värgid panna. Nii et tõesti üli rahul nende kohvritega ja teisipäeval saan selle väikse juba järgi testida. Nii et kell huvi siis reisisemust. Mulle kõik teised suured kohvrid, mis mul praegu on ka reisisemust tõesti nagu mega rahul ja ilusti peavad vastu. Ma olen isegi sõbrannadele laenanud neid reisiks, nii et ka neile meeldis. Nii et tõesti head asjad. Aga nüüd ma ootan Silverit ikka veel koju. Ta kirjustas, hakkas tulema juba mingi 5 minutit tagasi, et ma ei tea, kus ta on. Aga jep. Nüüd see asi on ka täna tehtud. Tööasjad on otseselt tehtud. Pean pakid ainult ära viima ja tahaks TikToki ka midagi teha. Ma olen võtnud endale sellise eesmärgi, et ma vähemalt 1 korra postitan nagu iga päev TikToki midagi. Ma ei ole täna veel postitan, nii et vaatame, mis me leiame. Vaadake, kui ilus taevas nagu cotton in the sky. Jõudsin Elva, just lähme otsime ette üles. Mis teed? Kõik pallid või? Miks nii? Okei, hüppate või? Aitäh! Mõnda trikki ka või? No? Opsti! Start! Woo! Ja me oleme nüüd jõudnud Indochinasse. Issi tellis hiinakat. Ma võtsin võikana. Jalutasime siia. Me oleme käruga väljas praegu. Issi tuleb kohe. Saab toidud kätte. Täitsa mõnus jalutuskäik oli. Tahaks seda palju kilomeetrit. Või no ma olen mingi kilomeeter pool äkki. Jaa, aga me lähme kohe tagasi. Issi võtab lihtsalt toidu. Maksab ära ja võtab toidu ja siis mina võtsin võikana. Mu lemmikku riisiga. Siis ma juba täna õhtul kokkama. Yes.
Elvast nüüd tagasi kodus. Söön siin oma võigana, väga hea on. Ma polnudki nii ammu võigana söönud, lausa 6 aega. Tõesti igatsin, ülihea nagu. Võtsime Elvast Indochinast, nii et kes Elvasse minemas, siis võin soovitada. Ma lõpetan ka selle nädala vlogi, nii et jah, we'll see. Bye!